Keegi ei taha tõde näha ega jagada. Domineerimine ja vägivald ja kannatamine ja... Guy who wants to dominate your woman. You need to be okay with the feeling of inflicting pain on her. When the men were on the Titanic, you think they weren't scared? They were absolutely scared. They were petrified, but they controlled their emotions and made a decision based completely not on emotion, but on logic, and they froze to death as men. That is a sign of masculinity. Ma arvasin, et me jätsime Andrew Tate'i ja ta Bugatti armee aastasse 2023, aga ei, siin me oleme. You can prove me wrong real quick. I'm just going to ask you one question, and I already know the answer to it, but I'm hoping that you surprise me. What is it that you bring to the table besides a place for him to stick his... Miks see teema ikka veel populaarne on? Hea küsimus. Generatsioonid ikka vahelduvad ja uued noored tulevad peale. Noored on samamoodi ebakindlad oma käitumise, oma välimuse ja asjade osas ja sellele ju kogu manfluencerite sisu rõhubki. Paljaste ülakehadega podcaste kerkib nagu seeni pärast vihma. Mehed ikka dikteerivad naistele ette, kuidas, millal ja mida nad tegema peaks ja istutavad noortele poistele väga veidraid maailmavaateid pähe. Men don't need women. Women need men. That's biblical. Woman was created for man, not the other way around. I wasn't created for you. You were created to be my helpmate. And what age should you consider getting married? 35 years old, had slept with at least 50 women, 100K per year, you're in shape, and you got 6 months to 1 year of savings. Kes on manfluencerid, kas nad teevad tervele generatsioonile ajupesu ja kas see on kõik nii toksiline, kui meile tundub? Manfluencer. Nimisõna. Mees, kellel on mikker ja liiga palju asju öelda. Okei, sorry. Tegelt on manfluenceri nimi tulnud sõnade ühendist influencer plus man ehk meessoost sisuloojad, kes räägivad enesearengust, hustle-kultuurist ehk kõvasti töö tegemisest, maskuliinsusest ja sellest, kuidas olla päris mees. Mida iganes see tähendab? Oota, aga kas kõik manfluencerid on siis halvad? Kui nad õpetavad poistele, kuidas teha kõvasti tööd, olla tervislik ja enesekindel? Ei, see ei ole see halb osa. Halb on see, miks sa pead olema tugev, tervislik, rikas ja enesekindel. Et olla teistest meestest parem, et olla liider ja et oma naist kontrollida. Seal on mingisugused aspektid, mis nagu iseeneses ei ole halvad, täpselt nagu sa ütled, et trenni tegemine, ma elu sees ei väidaks, et trenni tegemine on halb või midagi sükest, aga kõik need väited ja kõik need õpetussõnad on varjutatud väga sükest haigest loogikast, mis ongi, et sa pead trenni tegema selleks, et olla tugev, selleks, et oma naist domineerida, et teistele meestele peksa anda. Ja kui nagu see iseenesest okei asi, nagu trenni tegemine on nagu ümbritsetud sellisest loogikast, siis me ei saa öelda, et see on okei. Ja samamoodi rikas olemine, et sa pead raha teenima selle jaoks, et sa saaksid oma naist ka nagu rahaliselt siis kontrollida. Et kõik need nagu iseenesest okeid asjad on võetud ja pandud väga siuksesse moonutatud ja problemaatilisse konteksti. If I say, this is what ultimately is going to happen, that's the last word in it, and I don't even want to have the conversation. Now, she may really want to, and I can tell sometimes that she really does, but I don't care because it's my decision ultimately. So you don't care about how she feels? I don't know. I didn't say I didn't care how she feels. I just don't care to have her question my authority, autonomy over the marriage. Let's say I went home and I said, we're moving to Nevada in 3 weeks. Get your bags packed. I don't want to hear a word about it. You're doing it, and that's the way it's going. And you think that's respectful? W. I think that ultimately it's my choice and not hers. And how she shows me respectful? respect. Yeah, that's how she shows me respect. Siin ongi see õhuke jää. Kujuta ette, et sa oled noor poiss ja sinu mõtteviisi on veel lihtne mudida. Sa alguses jääd vaatama klippi, kus mingi vend näitab oma trennirutiini. Algoritm jätab selle meelde ja viskab sulle järgmine päev video, et sa oled siin maailmas tegelikult täiesti üksi ja sa pead õppima enda ees seisma. Siis tuleb järgmine, et naised ei salli pehmosid, siis tuleb, et naised ainult valetavad ja järgmine, kuniks sa oled täielikult alfa meeste territooriumil. This is a feminine way of sitting. But if you want to be perceived as more masculine, you need to actually spread a little bit. Man spread, right? 3 things alpha males never say to women. When can I see you? You need to be a busy man. She needs to be trying to find out when you're available. Okei, ilmselgelt kõik poisid, kes sellist sisu vaatavad, ei kasva inseliteks. Aga need sõnumid, mis sellest sisust välja kooruvad, ei ole siiski kasulikud mitte kellelegi. Naised on süüdi kõiges.
raha on elu mõte. Maailm on meeste vastu. Naised võlgnevad neile seksi. Haavatav olemine on nõrkus. Empaatia? Mis asi see on? Kui see on saanud maskuliinsuse narratiiviks, siis meil ongi maailmas päris palju poisse ja mehi, kes arvavad, et õrn olemine teeb sul luuseriks ja kontrolliv olemine teeb sinust kuninga. Alati selliste teemadega seotud videote all on meie kommentaarides hunnikus mehi, kes meie sõnavõttu õigeks ei pea, mis on okei, sest enamasti on need täiskasvanud inimesed, kes on piisavalt elu näinud ja kogenud, et selle põhjal oma arvamus välja kujundada. Mis ei ole väga okei, on see, kui sa ei jõua oma arvamusi isegi välja kujundada, sest need tehakse sinu ees sulle selgeks juba väga noorena. When I talk about the bloodline, it is my job to instill the same warrior spirit in my offspring. I will not have nerds as children. I refuse to have a nerd carry the name Tate. If my son is a nerd, one of us has to die, him or me, and I'll challenge him to mortal combat. Meil on üks huvitav kiri tulnud laserisse. See on siis Andrew Tate'i teemal, et ta tegelikult nagu on ikkagi hea inimene. Ma loeks selle sulle ette. Andrew Tate on toonud paljudele inimestele positiivseid muutusi nende eludes, aidates neil avada silmad meedia ja laiemate ühiskondlike probleemide suhtes. Ta on innustanud meesterahvaid hoidma enda kaaslasi, hoolitsema enda keha ja tervise eest ning olema aktiivsemad oma elukeskkonna suhtes. Tema sõnum on julgustanud inimesi olema enesekindlamad ja võtma vastutust oma tegude eest. Kas sa nõustud? Väga huvitav, absoluutselt ei nõustu. Selles suhtes Andrew Tate, no ta on kõige kurikuulsam manfluencer, tema sisu samamoodi põhineb sellele, et mehed peavad naisi domineerima, mitte nagu hoolitsema siis enda nagu partneri eest, nagu seal meilis on väidetud, et see hoolitsus on siis nagu peale surutud ja tegelikult domineerimine. Ma arvan, et see sisu see võib tekitada mõnedele nagu küll mingisuguse nagu kontrollitunde oma elu üle, mida paljud otsivad, on ju. Meil on niikuinii ühiskonnas on keerulised ajad, on ju, igasugused kriisid lõõmavad igal pool, majanduses on rasked ajad, on ju. Me kõik tahame tunda mingisugust kontrolli oma saatuse üle. A man is stripped of his power if he allows a woman to spend in the relationship. Mõned võib-olla tõesti saavad endale siis mingisuguse nagu rahalise järje või saavad kuidagi oma enesedistsipliini arendada, aga sellega koos käivad need kõik muud haiged väärtused, mida selle sisuga tegelikult nagu edendatakse. Domineerimine ja vägivald ja kannatamine ja kõik need aspektid. Oletame, et mind inspireerib Andrew Tate, on ja mitte need nagu imelikud ja nõmedad vaated, vaid ongi see, et ma tahan olla tubli ja tööd teha ja trennist käia. Kas mul on võimalik vaadata sükest nagu sisuloojat ilma selle nagu ülejäänud nii-öelda baggage'i kaasa võtmisega? Ma ei usu. Ma arvan, et see alateadvuslikult ikka jääb kuhugi nagu taustale meiega kaasas käima ja see tegelikult jällegi osutab mingisugusele nagu laiemale probleemile, et kui me oleme valmis sihukestest seksistlikest või üldiselt nagu diskrimineerivatest nagu hoiakutest kuidagi mööda vaatama, et selles suhtes, et seal mingi iva on ja et lihtsalt pigistame silma kinni selle kõige muu osas. Seda on tegelikult ühiskonnas jube palju, seda on meeste seas väga palju. Et ongi, kui keegi ütleb midagi seksistlikku või diskrimineerivat, siis seda ei call out'ita põhimõtteliselt. Et minu meelest see nagu käib samamoodi selle Andrew Tate'i sisu jälgimise kohta ka, et kui sa lihtsalt võtad sealt mingisugust, ma ei tea, trenninippe või mis iganes asju, siis sa tegelikult vabandad välja tema kogu seda ümbritsevat diskrimineerivat loogikat, on ju. Kõige rohkem muret tekitabki see olukord just lapsevanematele. See ei ole realistlik kontrollida igapäevaselt, mida su laps sotsiaalmeedias teeb ja kelle ta on endale eeskujuks võtnud. Aga noored tihtipeale ei oska veel vahet teha enesekindlusel ja manipulatsioonil. Aga kus läheb see piir, et ta on hea manfluencer või halb? Ma ei ütleks, et üldse on niisugust asja nagu hea manfluencer. Sest nagu juba definitsioonis on põhimõtteliselt see sees, et nad kasutavad niisuguseid kohutavaid stereotüüpe, väga kitsast raami maskuliinsuse jaoks ja kogu jutt nagu põhineb teiste ühiskonnaliikmete domineerimisel. Aga see toobki nagu minu meelest väga hea niisuguse probleemi välja, et tegelikult paistab,
et noortel meestel ei ole väga üldiselt ka nagu mitte nüüd rääkides ainult manfluenceritest, aga et neil ei olegi siukseid positiivseid eeskujusid väga võtta, kes ma ei tea, sotsiaalmeediasse sisu looksid või mis iganes. Et jah, see on nagu siuke suur auk, mis oleks vaja nagu tegelikult ära täita, et oleks inimesi, kes annaks mingisugust positiivset eeskuju. Mis me siis teha saame? Küsige enda noorematelt tuttavatelt või oma lastelt, keda nad jälgivad. Ära tee neid maha, kuula neid ja siis soovita mõnda head sisuloojat, keda jälgida. Kui nad jälgivad mõnda mitte nii toredat sisuloojat, siis rääkige omavahel läbi. Miks ta jutus ei pruugi olla nii palju iva, kui laps arvab? Aga ära ei tasu keelata, sellepärast et selle keelamine ja selle sisu peitmine läheb väga hästi kokku toksiliste manfluencerite siukse alfa üksiku hundi isase narratiiviga. Ma arvan, et lapsevanematel on ka praegusel hetkel tegelikult oluline olla kursis nende ideedega, mis levivad sotsiaalmeedias. Et ongi lihtsalt nagu mingid need laiemad siuksed narratiivid endale selgeks teha, et nad oleksid võimelised ise ka neid ära tundma, kui nende laps hakkab siukest juttu rääkima. Et seal on erinevaid mingisuguseid, mingi koodsõnu, näiteks mingid top G'd ja mis iganes, sigmad ja alfad ja on ju siuksed asjad, mis viitavad nagu kaudselt manosfäärile on ju. Samamoodi mingisugused filmid, mida kasutatakse väga palju sotsiaalmeedias ära, et rääkida väga problemaatilistest asjadest, mis ongi, Matrixi filmi kasutatakse väga palju ja Fight Clubi viimasel ajal päris palju. Et siukseid ohumärke on oluline ära tunda ja olla nende laiemate ideedega kursis. Ma arvan, et paljude jaoks on ka ahvatlev igasuguste keeldude kehtestamine võib-olla oma lapsele või siis otseselt nende ideede ründamine, nende manfluencerite ideede ründamine. Aga sellest on kirjutatud ka teaduses, et see ei pruugi üldse väga hästi töötada. Et ongi, kuna Tate ja igasugused manfluencerid tegelikult, neil on siuke nagu mässaja siuke kuvand endast loodud, siis kui lapsevanem hakkab ründama selle manfluenceri ideid, siis see pigem võib kinnistada seda nagu mässaja kuvandit. Et pigem on oluline just siukse nagu ausa ja nagu tugeva suhte nagu loomine oma lapsega, et siis tegeleda mingisuguste allolevate probleemidega, mis on viinud selle lapse selle sisu jälgimiseni, mitte nagu näpu viibutamine ja keelamine, et nüüd sa ei tee ja see kõik, mis seal öeldakse, on halb. Et oluline on tegeleda nende nagu allolevate probleemidega ja nende ärevustega, mis võivad olla, ma ei tea, tõesti oma välimuse või keha või mille iganes suhtes. See keelamine kinnitab täiega seda nende keegi ei taha tõde näha ega jagada. Just. Minu enda nipp oleks nagu koos vaadata ja siis nagu arutleda, et miks sa arvad, et see, mis ta ütles, on nagu veits halb? Ja, ma arvan, et see on hea idee ennekõike siis, kui see laps on juba mingil määral selle sisuga kokku puutunud, kas mingi klassikaaslased räägivad sellest on ju või ta on ise juba näinud, et siis võib-olla kui see laps ise ei ole seda näinud ja lapsevanem ise hakkab seda näitama, no siis seal on see risk, et see võib olla lihtsalt nagu näitad ilma asjata või tutvustad lapsele neid ideid ilma asjata. Et ma arvan, et on oluline natukene mõelda selle peale, kust lähevad sinu enda pädevuse piirid. Ja võib-olla enne, kui sa selle vestluse ette võtad, siis lugeda natuke selle teema kohta ja ennast nagu kurssi viia selle asemel, et lihtsalt nagu külmalt kuidagi peale lennata sellele teemale ja võib-olla teha rohkem kahju kui head. Poisid väärivad paremaid eeskujusid. Heaks meheks olemine ei peaks tähendama seda, et sa oled emotsionaalselt kinni ja karjud mikrisse. Kasvatame generatsiooni mehi, kes ei ole ainult tugevad, vaid eneseteadlikud, viisakad ja ka päriselt õnnelikud.